Täna viin teid vee alla. Teeme väikese jalutuskäigu Saare merepoolsel kaldal. Erinevalt ookeanipoolsest kaldast on merepool tavaliselt rohkem maatuult ja rahulikku vett. Üks väga ilus ja kergesti ligipääsetav snorkeldamiskoht on Golden Key rand. Nime on see koht saanud pisikese laiu järgi, mis asub rannale väga ligidal ja liiv on siin meie surfirannaga võrreldes palju peenem ja pehmem. See rand on tihedalt asustatud ning uued omanikud on hakanud rannapääsu teid ebaseaduslikult sulgema. Golden Key on Gregorytowni elanike seas väga populaarne ja siia toob 2 teed, mida on kohalikud kasutanud üle 40 aasta. Üks teedest blokeeriti hiljuti, kuna mõlemalt poolt teed osteti krundid ära ja uus omanik lasi lihtsalt puud risti üle tee ja seda ei saa enam kasutada. Kohalikud tõstsid küll kära, aga midagi sellest ei tulnud, võimud ei sekkunud. Ja tundub, et uuel omanikul õnnestuski see tee ära lõigata ja ta on isegi siia väravat hakanud ehitama. Õnneks on teine rannatee veel avatud ja kõigil on võimalus seda imekaunist kohta nautida. Märkasin, et mõned koralliliigid on siin välja surnud. Need rootsud nägid veel paar aastat tagasi välja sellised. Golden Key liivasele sumedusele kontrastiks läheme nüüd palju metsikumasse kohta. Enamus Kariibi mere poolset kallast on järsk ja terav lubjakivi kalju, aga mõni koht on madalam ja sealt pääseb veele ligi.
Alguses, kui mul veel autot ei olnud, siis see siin oli ainuke koht, kus ma sain Kariibi mere poole ligi, et minna sukelduma või kala püüdma. Ma ei ole siit ammu küll vees käinud, aga minu mäletamist mööda oli siin alati väga ilus. Palju värvilisi lehvikuralle ja palju kalu ning krabisid ja muid elukaid. Kohe peale vette hüppamist sain halva üllatuse osaliseks. Peaaegu kõik korallid on siin välja surnud. See küngas siin oli 4 aastat tagasi tihedalt kaetud erivärvi lehvikkorallidega. See pisike anemoone põõsas on peaaegu ainuke elus korall, mis ma siin nägin. Päris kurb on näha, et nii lühikese aja jooksul on enamus koralle välja surnud. Alles mõni aasta tagasi oli siin näha väga palju erinevat värvikirevat elu, aga vesi on iga suvega järjest kuumemaks muutunud ja elu lihtsalt ei pea sellele vastu. Kahju on küll sellise kurva noodiga lõpetada, aga kui sulle see video meeldis, siis palun klõpsa like ja subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Soovin sulle palju päikest ja näeme siis, kui näeme.